Sit ready. Attention. Viatu start. Finalistid on meie ees. Noormeeste vanuserühmaga on tegemist vanust noortel 17-18 aastat ja siin siis ole näha, kuidas kulgema hakkab. No seal keskosas masinatel 8-9 vastavalt Danil Kulov ja Artur Žirnis näitasid eelsõitudes kõige nobedamat minekut aegade põhjal. Aga praegu on otse loomulikult nemad kõrges mängus sees, on seal eesotsas, aga väga hästi liigub ka masinal number 3. Oliver Hans on tema kõrval, Markus Viks on hea minekuga. Siin me näeme Mikolas Montvila tegemisi numbril 5. Läti esindaja on teinud head tööd, liigub praegu ka seal esiotsas ja tema kõrval number 6 peal Emil Sniks-Donovs. Emil Sniksil on ka lootust kõrgetele kohtadele ennast upitada ja ei liigu üldse mitte halvasti ju Tauno Tamm ka. See Sack-Tartu noormees punases särgis seal areeni keskosas. Kuidas on läinud Danil Kulovil, no tema on praegu seal koos Emil Sniks-Donovsiga seda sõitu juhtimas, aga samaväärselt liiguvad ka Mikolas Montvila ning Valter Sejans. Nii et selline nelikjuhtimine on teiste ees ja väga põnevaks läheb see võistlus ja tõesti, kui vaadata siin rahvusvahelisi osalejaid, siis päris mitu poodiumit eelpool on olnud puhtalt nende päralt ja Eesti sõudjad ei ole sinna peale mahtunud, aga nüüd me näeme, kuidas Danil Kulov hakkab vaikselt eest ära, kas libisema konkurentidelt. No 400 meetrit on väga pikk maa veel lõpuni minna, aga Kulov on võtnud praegu natukene konkurentidel eest ära. On Narva noormees väga hästi liikumas ja no eks see sõudmine on tal ka ju geenides, sellepärast et Leonid Kulov on tema isa, omaaegne Eesti sõudetipp, mitmekordne maailmameister juunioride klassis, osalenud olümpiamängudel ja on seda õpet kohe kindlasti pojale sõudeõpet andnud ja lähedalt pakkuda. Ja Kulov läheb praegu sama viisalt edasi. Nüüd aga näeme, kuidas Emil Sniks-Donovs hakkab tõusma ohtlikult lähedale, tõuseb ta Kulovile, jäänud on veel 150 meetrit minna ja nüüd on mehed täiesti võrdselt liikumas. Täiesti võrdselt on tulemas ja mida teeb seal Valter Sejans, aga läheb praegu vaikselt Emil Sniks-Donovs Kulovilt eest ära. Kas Kulov leiab veel rohtu siin vägeva publiku kaasaelamise toel seda olukorda päästa ja kuldmedalile pretendeerida ja vägevalt tuleb ka Valter Sejans. Kas hakkab Sejans nüüd ka Kulovit omakorda ohustama, kui Emil Sniks-Donovs on selle sõidu võitja? Congratulations to Emil Sniks from Latvia, 2.54,8 vägev aeg. Ja siin siis võtame kohe ette ka järgmised resultaadid. Danil Kulov napilt jõudis oma teist kohta seal kaitsta 2.56,9 ja vaid 20 hiljem jõudis pärale Valter Sejans. Nii et Valter Sejans tegi vägeva lõpu, ohustas tõsiselt Danil Kulovit, aga enne tuli pääste finišijoon vastu. Ja muidugi klassi oma, et Emil Sniks-Donovs, Läti võistleja 2.54,8 ja neljas mees ka Mikolas Montvila 2.58,4 sai alla maagilise 3 minuti piiri.